Nagu me kirjandustundidest mäletame, on kirjandusklassika alati midagi väga kohutavat. Ta on selline tolmune, raskesti arusaadav ja kõlbab ainult kirjandusõpetajatele padja alla või põletamiseks. Iga normaalne inimene hoiab kirjandusklassikast tavaliselt kuskil niimoodi 5-6 meetri kaugusele. No, julgemad isegi raamatukogust möödudes sülitavad üle vasaku õla, et midagi halba ei juhtuks. No kui me võtame juba need nimed, Tammsaare, Vilde ja Luts, siis see Tammsaare, see kõlab juba nii õõnsalt, et iga normaalse mõistusega inimene tahaks ennast kuskile trammi alla heita või vähemalt üles puua. Vilde, tema on tuntud juba oma jõuliste mehelike pealkirjade poolest. Musta mantliga mees, kui Ani ja mehed Tallinnas käisid, jõulumees või Mäeküla piimamees, mis kõlab üsna valvelt, aga seda esmapilgul. Ja siis Luts, kes on jumal paraku lihtsalt joodik. Ja Ükssarvikute farm nüüd tegelebki sellega, et nende 3 autori tegelased on sinna raamatu kaante vahele kinni jäänud ja absoluutselt ei ole selle tekkinud olukorraga rahul. Lühidalt öeldes, Ükssarvikute farm on teatriflirt kirjandusklassikaga. Kui te seda vaadates kas või ühel hetkel tunnete, et teie arust seal klassikas küll niimoodi ei olnud, siis te olete juba meiega suhtlema hakanud ja piletiraha tagasi enam ei saa. Kui teie seda ei vaata, siis vaatab teie asemel seda keegi teine. Teie naaber, sõber, tuttav, halvemal juhul endine abikaasa ja näeb ära. Ja nii ongi.